Tere vutisõbrad! Oleme tagasi uue episoodiga, et teid taas värskemate jalkauudistega kurssi viia. Tänaseks kuupäevaks on 9. juuni ning suundume kohe asja kalale. Müncheni Bayerni jalgpalliklubi on sihikule võtnud Tottenhami ründestaari Harry Kane'i. Inglase leping Tottenhamiga saab läbi järgmise suvega ning Bayern loodab antud olukorra enda kasuks pöörata. Bayern on ühe ametliku pakkumise Kane'i eest juba teinud, kuid Tottenham lükkas selle toona tagasi. Bayern oli valmis lauale panema 70 miljonit eurot. Nüüd kirjutab Briti meedia, et Bayerni teise pakkumise suuruseks saab olema 83 miljonit eurot. Kas usute, et Tottenham võiks teisel ringil pakkumise vastu võtta? Kirjutage oma arvamus kommentaariumisse. Eesti meistritiitlit jahtiv FCI Levadia lisas juulikuisel üleminekuperioodil oma koosseisu juba 5. uue mängija, registreerides brasiilasest keskpoolkaitsja Joao Pedro. Sao Paulost pärit Joao Pedro de Moura Siembarski on Brasiilia kõrgliiga klubi Atlético Paranense kasvandik. Ta jõudis ka esindusmeeskonna eest väljakul käia, enne kui ta aasta tagasi Küprose kõrgliiga klubisse Pafos laenule läks. Küprose kõrgliigas jäi debüüt tal aga siiski tegemata. Legendaarne Hollandi koondise väravat ning endine Amsterdami Ajaxi peadirektor Edwin van der Sar viidi Horvaatias reisil olles ajuvere jooksu tõttu haiglasse. Klubi jalgpallis Ajaxit, Juventust, Fulhami ja Manchester Unitedit esindanud van der Sar oli Horvaatias parasjagu puhkuse reisil, kui teda tabas keeruline tervisehäda ning ta viidi kohalikku haiglasse, teatas Amsterdami Ajax reedel. Klubi lisas, et 52-aastane hollandlane on intensiivravis, aga stabiilses seisundis. Jalgpalli Premium-liiga 20. voorus alistas Pärnu Vaprus võõral väljakul Narva Transi 4-0 ja tõusis sellega ühtlasi liigatabelis 3. Kindla võidu teeninud Pärnu Vaprus tõusis vähemalt hetkeks 29 punktiga liigatabeli 3. kohale. Narva Trans on 19 punktiga 8. Eesti koondislase Vlasi Sinjavski koduklubis Slovako pidas oma esimese sõprusmängu Austria treeninglaagri raames ning kaotas Pireause Olümpiakosele 1-2. Sinjavski vahetati sisse 60. minutil, kui Slovako tegi korraga oma 4 esimest vahetust. Mai lõpus väga tõsisesse õnnetusse sattunud PSG jalgpalliklubi väravat Sergio Rico elu pole enam ohus. Ent täieliku tervenemiseni läheb veel aega. 29-aastane hispaanlane kukkus hobuse seljast ning sai tõsiseid peavigastusi. Kokku veetis ta intensiivravis 36 päeva, neist 19 oli ta kunstlikus koomas. The Athletic kirjutab nüüd, et Rico tuli üliraskest olukorrast isegi hästi välja. Väidetavalt puuduvad tal neuroloogilised probleemid. Arstid ütlesid, et tal vedas, kuna viga sai pea ja kael, ent mitte ta selgroog. Nad lisasid, et kui hobuse kabjahoop oleks poole sentimeetri võrra teises kohas olnud, hukkunuks Rico silmapilkselt. Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier lõi käed Hongkongi kõrgliigas mängiva Le Manni meeskonnaga. Sellega jätkub 32-aastase palluri Aasia karjäär, sest 2019. aastal esindas ta Lõuna-Korea klubi Suwonni ning 2022. ning 2023. aastal tai klubi Muangdong Unitedit. Le Man lõpetas eelmise hooaja Hongkongi kõrgliigas Kiche järel 2. kohal, mis tagas uueks hooajaks klubile ka pääsu Aasia meistrite liiga eelringi, kus augustis tuleb kohtuda Indoneesia klubi Bali Unitediga. Eesti jalgpallikoondislase Markus Poomi koduklubi Shamrock Rovers viigistas Iirimaa kõrgliiga 23. vooru kohtumises võõrsil Drogheda Unitediga 0-0, mille tulemusel kinnitati liigas oma esikohta. Poom tegi mängu algusest lõpuni kaasa ning tema saldoks on Iirimaa kõrgliigas hetkel kogunenud 22 mängu, 1 värav ning 3 tulemuslikku söötu. Dortmundi Borussia sõlmis lepingu Wolfsburgi 22-aastase mängumehe Felix Nmechaga. Saksa meediateatel on poolkaitsja lepingus huvitav Instagrami klausel, mille rikkumise korral ähvardavad teda kopsakad trahvid. Dortmundi poolehoidjad protestisid mitmel korral Nmecha lepingu allkirjastamise vastu, kuid klubi see ei heidutanud. Saksa vutifännide tegutsemisel oli ka mõju põhjus. Fännide rahulolematus põhines sellel, et Nmecha avaldas Wolfsburgis viibimise ajal mitmel korral Instagramis trans- ja homofoobseid seisukohti. Dortmund leidis olukorrale aga lahenduse. Nmecha uus koduklubi on väidetavalt lepingusse lisanud Instagrami klausli.
See tähendab, et kui ta peaks sotsiaalmeedias klubi väärtusi rikkuma, ähvardab teda 1 000 000 euro suurune trahv. Laupäeval Gruusias Batumis toimunud jalgpalli U21 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalis alistas Inglismaa 1-0 Hispaania. Inglismaa võitis turniiril kõik 6 mängu väravate vahega 11-0. Viimati tulid inglased U21 vanuseklassis Euroopa meistriteks aastal 1984. Londoni Arsenalis eelmisel hooajal kindlaks lüliks tõusnud William Saliba jõudis klubiga uuele kokkuleppele. Prantslasest äärekaitsja jääb Londonisse kuni 2027. aastani. 2019. aastal Arsenaliga käed löönud, kuid laenulepingu alusel Prantsusmaale mängima jäänud Saliba naasis Inglismaale eelmisel suvel. 22-aastase keskkaitsja arvele kogunes 33 kohtumist, neist 27 Premier League'is. Lisaks õnnestus tal 3 korral ka skoori teha. Manchester Unitedi jalgpalliklubi praeguse koosseisu teenekaim mängija, 12 hooaega Inglismaal veetnud Hispaania väravaht David De Gea lahkub lepingu lõppedes meeskonnast. 32-aastane De Gea siirdus 2011. aastal Madridi Atleticost Manchester Unitedisse umbes 19 miljoni naela eest ning oli viimaseks seni Unitedisse kuulunud mängijaks, kelle tõi meeskonda legendaarne Alex Ferguson. 12 hooaja jooksul esindas ta kõigi sarjade peale klubi 545 mängus ning tuli 2013. aastal Inglismaa meistriks. 2017. aastal õnnestus tal võita Euroopa liiga ning ta nimetati 4 korral Unitedi hooaja parimaks mängijaks. Kus võiks Davidi karjäär jätkuda? Andke meile kommentaariumis märku. Londoni Chelsea koosseisu tuulutamine jätkub Christian Pulisic'i siirdumisega AC Milani ridadesse. Itaalia üleminekueksperdi Gianluca Di Marzio andmetel jõudsid klubid kokkuleppele 20 miljoni euro suuruses üleminekutasus, millele võivad lisanduda veel tulemustasud. Enne diili ametlikuks muutumist on aga vaja Pulisic'il veel Itaaliasse jõuda ja arstlikul ülevaatusel käia. Oli taas tore teiega koos pilk jalgpallimaailma heita ning oleme tagasi juba paari päeva jooksul, et seda taas värskelt peale tulnud uudistega teha. Seniks kutsume teid üles aktiivselt arutelus osalema ning eelnevate uudiste teemadel oma arvamust kommentaariumis jagama. Halba ei tee ka muidugi pisike like või share sellele videole, sest see aitab meil meie videotega veelgi rohkemate inimesteni jõuda. Kohtume peatselt taas.